Tere, tere, hea kuulaja, hea vaataja. Suur aitäh, et oled tulnud jälle siia Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris Pähn ja täna tuli mul soov jagada teiega mõtteid sõnade tähtsusest ja selle tähtsusest, kuidas me iseendaga räägime ja millist jõudu ja võimu sõnad kannavad. Kes võib-olla pani tähele, siis jagasin mõni aeg tagasi ühte sellist videot, kus üks naine siis soovitas teha oma hingesaatjate ja kaitseinglitega suhtlemiseks 7-päevast väljakutset. Ehk siis igal olendil, kõigil meil on olemas kaitseinglid, hingesaatjad, esivanemate hinged, kes aitavad siis meil siin maises elus neid õppetunde läbi teha ja õppida seda, mida me oleme siia tulnud tegema. Aga nende kaitseinglite ja hingesaatjatega on selline asi, et loomulikult enamus meist neid ei näe. Mina ei ole ka ühtegi neist reaalselt oma silmaga näinud kunagi. Küll aga on võimalik seda tajuda ja nendelt sõnumeid ja märke saada, kui sa annad neile loa või küsid midagi. Ja siis oligi seal videos see naine soovitas anda näiteks 7 päeva järjest nendele saatjatele, siis hingesaatjatele otsese loa ennast aidata ja paluda erinevaid asju teha. Ja mina proovisin seda, mulle hakkas see meeldima, et olen märganud, et saan rohkem märke või sõnumeid nendelt. See on muidugi igal ühel väga individuaalne, kes seda kuidagi tajub või kes sellest üldse usub. Et see võib olla kas mingite sümbolite kaudu või tulevad lihtsalt mingid äkkmõtted pähe, mingid taipamised. Aga mis see siis nüüd nende sõnadega ja sõnaväega seondub, on see, et selle siis hingesaatjatega ühenduse võtmise skript või nii-öelda need väljendid, mida see naine seal videos soovitas kasutada, et ma ei hakanud ise midagi välja mõtlema, et ma proovin ka siis neid samu asju, mis ta soovitas. Et see kõige viimane palve siis oligi, et kallid hingesaatjad, näidake mulle, kuidas olla õigel rajal, et saaksin täita oma elumissiooni ja saavutada oma kõrgeim potentsiaal. Nii, ma lugesin seda 7 päeva ja tundega loomulikult, et ikka südamest ja ma tundsin, et mulle see sobib ja see hakkas mulle nii meeldima, et nüüd ma loengi seda iga päev nagu palvena, et kes mida palvetamisena võtab. Aga täna torkas mind kohe väga see saavutamise sõna. Et kuidas me saame nagu saavutada oma kõrgemaid potentsiaali. Et miks me peame kõike saavutama? Kuigi see on selline stampväljend, mida enesearengus ja coachingus ja mentorluses ju kasutatakse. Et saavutama oma eesmärke või siis spirituaalsemalt saavutama oma kõrgeimat potentsiaali. Saavuta elu kergus ja voolavus. Kasutama potentsiaali maksimaalselt. Et kõik need on nii jõulised ja sellised suruvad sõnad või nagu. Ja kuna see minust nii sellist reaktsiooni tekitas, siis päris tõsiselt pani mõtlema, et miks me räägime selliste sõnadega. Et kas poleks mitte õigem oma kõrgeimasse potentsiaali pehmeneda. Ja ma täitsa muutsin selle sõna ära seal palves, mina enam seda saavutamise sõna ei kasuta. Ehk siis pehmeneme. Ja see seos tekkis mul ka human designiga, et
human design või ükskõik, kellel siis on mingid meetodid või mingid õpetused, mis aitavad ennast paremini mõista. Et me ju tahame ennast paremini mõista ja siis seeläbi nagu enda tõelist ehedat olemust elada mõnusalt. Et selleks me saame ennast aktsepteerida ja vastu võtta, et see on kõik selline nagu hoidev ja toetav ja lubav väärtus või selline energia, mis neid sõnu kannab. Võtta oma sügavam olemus vastu, andu iseendale. Et kui sa seda ise juba tajud kogemusest, et milline see sinu tõeline olemus ja loomulik toimimisviis on, et see on väga hea. Kui oled saanud abi human designi energiakaardist ja oma oleku lahti kirjeldamisest, siis see nagu ka ju annab sulle esiteks, valideerib seda, mida sa juba tunned ja annab sulle loa siis ühesõnaga, et sul on kergem iseennast aktsepteerida, vastu võtta ja läbi selle rullub lahti sinu kõrgeim potentsiaal. Et see, mida ma silmas pean, et see kõrgeim potentsiaal või kes siis tahab öelda oma talentide avaldumine või lihtsalt oma annete kõige parem võimalik kasutamine, et seda ei pea kuidagi sportlikult saavutama ja läbi pingutuse ja läbi ninast veri väljas. Et nii oluline on see, mis sõnu me kasutame ja kuidas me endaga ja teistega räägime. Et kindlasti kõik on seda palju kuulnud, aga mind see väga kõnetas täna ja seda enam, et eile sattusin ma veel ka lugema Ene Hindpere postitust. Ene Hindpere on siis üks naine, kes tegeleb närvisüsteemi reguleerivate praktikatega. Tal on internetis lehekülg enesesse.ee ja tema ka tõi seal välja ühes oma postituses selle, kuidas reguleerimata närvisüsteemiga inimene siis ütleb selliseid lauseid iseendale, mis teda ei toeta. Ja siis vastupidi, et märk sellest, et närvisüsteem paraneb, oli seal, et jah, et see on normaalne, kuidas ma ennast tunnen ja et ma ei pea seda kannatama. Aga kui ma lugesin neid lauseid, mis olid siis nagu märk sellest, et kuidas inimesed endaga räägivad mitte toetavalt ja kui nad on sellises ellujäämisrežiimil, et ma tundsin, kuidas mul nagu füüsiliselt hakkas raske ja paha. Et oota, ma vaatan, kuidas need laused täpselt olid. Ma võin täitsa siit ette lugeda. Okei, ma praegu ei leia. Anyway, see oli umbes nii, et mul on, et ma kannatan ära, pole hullu, see ei ole nii hull, teistel on veel hullem, alati on ju nii olnud, vaevalt, et midagi muutub. Ja siis ma loen neid, issand, kui paha tunne, nagu nii raske ja inimesed ju täitsa endale teadvustamata mõtlevaid selliseid asju. Ja see kõik mõjutab meie enesetunnet, meie vibratsiooni, seda olekut ja seda, kuidas siis sinu närvisüsteem töötab. Et mulle hästi meeldib see kommunikatsioon ja mida oma kontol jagab ja oma töös, et see tõesti aitab nagu siis somaatiliselt nagu keha ja närvisüsteemi reguleerida ja tervendada. Et kui paljud meist on siis igapäevaselt tegelikult kroonilise stressi ja sellise valmisoleku ja ellujäämise võitlemise režiimil. Et läbi selle tema töö, mis aitab närvisüsteemi rahustada, reguleerida, siis inimesed leiavad kontakti oma päris olemusega. Et me ei saa rääkida mingist
human designi strateegia või autoriteedi jälgimisest, kui inimene ei taju oma keha. Et human design on kehateadvus. Et me räägime sellest, kuidas inimene ei saa mõistusega otsuseid vastu võtta, oma elu juhtida, vaid selleks on keha, kes siis annab märku läbi teatud signaalide, millised on õiged otsused või valikud. Ja kui inimese närvisüsteem on tasakaalust väljas, siis need märgid ei toimi hästi, et esimene samm muidugi on selle oma kehakaardi teoreetiline tundma õppimine ja kõik see teoreetiline pool, mida human design sinu olemuse ja toimimisviisi kohta räägib. See kindlasti aitab ära tunda iseennast ja ennast vastu võtta rohkem ja anduda oma tõelisele olemusele, et siis paremini oma talente ära kasutada. Neid talente, millest sa võib-olla pole teadlik või siis arvad, et see on ju nii tavaline, et kas teised ei oskagi nii. Et mõnikord need meie talendid on sellised meie endi jaoks iseenesest mõistetavad. Vot, aga tahtsingi siis sinnani jõuda, et selleks, et päriselt saaks seda human designi nagu ka kehateadvuse tasandil praktikas ellu viia, on inimesel vaja oma närvisüsteemi ja keha maandamisega tegeleda. Ja selles on siis tähtis osa ka sõnadel ja selles, kuidas me mõtleme ja kuidas me iseendaga räägime. Ja need rasked väljendid siis, mis meid ei toeta, need saab risti vastupidi ümber teha, et kes nüüd siis tahab teadlikult asjale läheneda ja võib-olla oma sõnu, mõtteid natuke kõrvalt vaadata, ilma ennast halvustamata, või lihtsalt kui märkad, et tuleb pähe mingi selline raske mõte, siis selle saab täitsa mehaaniliselt lihtsalt ümber keerata ja siis proovida öelda seni, kuni see siis külge jääb. Ja samuti, kui närvisüsteem nende erinevate tehnikate abil rahu leiab, siis ilmselt siis inimene hakkab lihtsamalt neid asju ütlema. Näiteks, et mitte see, et pole hullu, ma kannatan ära, vaid et see on mulle oluline ja ma tohin oma enesetunnet tõsiselt võtta, et see, kuidas ma tunnen ennast, see ongi päriselt nii. Et see ei ole kas liiga vähe või minu kogemus loeb, isegi kui kellelgi teisel on teistsugune tee. Et kui ma võrdlen iseennast teistega, aga tal on ju veel raskem ja mida ma vingun, no see ja igal ühel on oma kogemus ja see, kuidas mina täna ennast tunnen, see on oluline, see on minu kogemuse osa ja minu jaoks on see raske ja ma ei pea seda ära kannatama. Puhkus ei ole nõrkus, vaid osa tervenemisest. Ma ei pea ellujäämisrežiimis elama, et olla tugev. Et sellised laused juba, kui neid öelda, siis juba tunned, kuidas nagu olek muutub kergemaks ja sa nagu andud ja annad loa sellele, mis praegu toimub, et see on okei, mis praegu toimub. Ma ei pea sellele vastanduma või kuidagi vastu olema. Et see on ka energia, eks ju, emotsioonid, emotion, energia liikuvuses, emotsioonid on energia liikuvuses, energia peab liikuma, me ei tohi seda kinni suruda, vastu hoida, vastu võidelda sellele. Et see, kui ta liigub, oma teed ära, tunned kõik, siis läheb mööda ja närvisüsteem rahuneb. Et sellised mõtted mul. Siia lõpetuseks võib-olla, kui kedagi huvitab, ma võin lugeda ette teile selle hingesaatjate palve, võib-olla kellelegi inspiratsiooniks, kui tahate katsetada. Mina ise tundsin küll, et isegi kui sa võib-olla ei usu selliseid asju, et keegi meid aitab või toetab,
siis juba pelgalt enda häälestamiseks see töötab nii hästi, et sa ise nagu häälestud positiivselt. Kallid hingesaatjad, ma annan teile täna otsese loa ennast igas eluvaldkonnas aidata. Et see on see nipp, et kui me neile luba ei anna või ei küsi, siis nad ei saa sekkuda, sest et kaitseinglid ja hingesaatjad ei tohi meie ellu sekkuda ilma loata. Palun puhastage mu energia kõigest negatiivsest ja ümbritsege mind oma kaitsva valgusega. Et juba isegi kui sa ei usu neid asju, et keegi sind kaitseb, siis juba need sõnad ise on nii ilusa energiaga, et see juba paneb nagu päeva särama, et ümbritse mind oma kaitsva valgusega. Valgus. Kohe läheb tuju paremaks. Aidake mul selgelt aru saada, mis on minu energia ja mis mitte. Et ehk siis aidake mul piire tajuda ja piire seada, et ennast mitte kurnata. Aidake mul endasse mitte talletada kõike mind ümbritseva energiat ja emotsioone. Kallid hingesaatjad, palun eemaldage kõik blokeeringud ja piirangud, mis mind tagasi hoiavad. Näidake mulle imesid, mis on kõikjal minu ümber ja aidake mul jääda teadlikuks ilust kõiges. Et ilu on vaataja silmades ja see, kuidas sa maailma näed, on ju suhteline, et ilu võib kõiges olla. Ja kõige lõpuks, hingesaatjad, näidake mulle, kuidas olla õigel rajal, et saaksin täita oma elumissiooni ja pehmeneda oma kõrgeimasse potentsiaali. Pehmeneda oma annete, oma talentide kõige paremasse ärakasutamisse. Ma tänan. Aitäh, et kuulasid lõpuni. Jaga oma mõtteid, kas oled kogenud või suhelnud oma hingesaatjatega. Mida sa arvad sõnade kasutamisest ja sõnade energiast? Et iseenesest väga põnev viis veel sõnade energiat mõõta, siis jutumärkides, on läbi numeroloogia, et seal ju ka igale tähele vastab oma number ja kui need kokku liita, siis saab selle sõna nii-öelda vibratsiooni väljenduse. Et see on hästi põnev asi, mida katsetada kas nimede puhul või näiteks kui sa pead valima mingit nime, kas näiteks mingile firmale või tahad midagi kohvikut avada. Et võrrelda siis, et millist energiat mingi nimi või mingi sõna kannab. Suur aitäh ja järgmise korrani!